ma ei oleks siin, kus ma praegu olen, ilma Superstaari saateta, kohe kindlasti, see on ma arvan fakt. Mingisugune selles mõttes nagu mingi saatus nagu justkui kirjutati mulle ette. Ma tunnen, et nii on ja go for it. Ja seda ma tegingi. Palju endale nagu seda piitsa andnud, et siis sa ei tahagi teha vaata tööd. Et sa tunned, et kõik teised on palju paremad. Ja siis jälle ma pean ennast tagasi tooma sellele õigele sagedusele ja peeglisse vaatama ja tuletama meelde, kes ma olen. Siuke lahtilaskmise lugu siis võib-olla küll jah, aga ka mõnes mõttes nostalgitsev ja väga aus lugu ja videos ma teen paar head tantsusammu ka. Ta on siuke nagu lõbus, kelmikas ikkagi ka. Et üks asi on see, et lugu loo järelt välja anda, see on muidugi paks töö, suur töö, aga ma ei taha enam nii pikki pause vahele, et see on küll mul selline eesmärk. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on raadioteel meil kõrvus igal argipäeval. Ta lahutab meie meelt nii maski kui grimmi all. Ta on uskumatult andekas saatejuht ja artist, kelle mega mahe tämber ja muss on meid rõõmustanud juba 10 aastat. Tere tulemast saatesse, Jüri Pootsman! Tere, aitäh selle sissejuhatuse eest! Palun, kas sa teadsid, et 10 aastat on juba täis või? No muidugi ma teadsin, ma siin kuidagi ise märkasin juhuslikult seda, et 10 aastat on möödunud sellest. 2015 oli Superstaari saade. Tegelikult on küll haige, jah? Tegelikult on küll haige, jah? Sa oled vanaks saanud või? Ja eks meil on sama saatus kõigil. Jah, just. No üks põhjus, miks sa siin oled, on esiteks see, et sa oma hea sõbranna Eleriniga kaunistad meie kõikide Denim Dreami kaupluste vaateaknaid, osalesite meie kevadkampaanias ja muidugi see, et sul on kohe tulemas uus lugu. Sellest me räägime saate teises osas, aga kõigepealt ma tahaks küll küsida, kuidas oli oma hea sõbrannaga siuksel kampaanial osaleda? Võib-olla tuleb sul sellest kampaania pildistamise päevast midagi toredat meelde? Hea sõbrannaga on alati tore asju teha. Elerini ma tean juba pikalt. Me oleme käinud minu teada samadel katsetel. Me oleme osalenud samadel konkursidel kunagi. Siis jah, väga ammu. Ja kuidagi see sõprus on veninud nii, mis veninud, kestnud ikkagi mõnusalt pikalt ja ma loodan, et see veel kestab kaua. Mugav on teha temaga. Meil on samasugune huumorimeel, me oleme sama sellised totrad ja see ühine keel ja need ühised nimetajad on täitsa olemas, et hea on temaga teha asju. Tead, kui sa ütlesid totter, siis mul tuli praegu meelde, Elerin vist jagas neid väga Gert Rachel ka vist neid nädalavahetuse stiili katsetusi, kus te siis olite nädalavahetusel kuskil kõik sõpradega ööbimas ja te õhtusöögiks, kes valis, mis outfitit, mis asi seal toimus, see oli väga-väga naljakas. See lugu siis käib nii. Elerinile kinkisime sünnipäevaks sellise nädalavahetuse, sest et vaata ei leia enam aegu, ühiseid aegu. Üldse ja siis leppisime kokku juba pikalt, et see nädalavahetus nüüd on meie, meid oli seal 6-7 ja siis mõtlesime ka, et teeme midagi ägedat ja läheme hommikusöögile siis niimoodi, et igaüks valib siis või saab loosiga siis ühe sõpradest ja ostame kaltsukast. Mingisugused tobedad rõivad selga hommikusöögiks. Mõtlesime küll, et hommikul, et mida me tegime, et miks me... Oota, te läksitegi, sõitegi niimoodi? Ja alguses ei julenud üldse. Mõtlesime, et tead, et kes see seal ees läheb nagu, et varjaks kõiki ära. Aga siis kuidagi siis unustad ära, et sa juba nii loll välja näed, aga jah, seal ikka sai panustatud. Oli näha. Sai panustatud. Oli tunda, no väga lahe. See oli siuke päris hea idee, mida kaasa võtta. Ma arvan, mis võiks nagu levima minna, et tavai, võiks proovida. Jumal äge nagu. Jah, trend. Võt, just. Et ma loodan, et te algatasite mingi ägeda uue trendi. Aga su enda stiil on siuke, ma ei teagi, võib-olla sa ise kirjeldad, mulle tundub pigem nagu minimalistlik siuke, aga samas mingitel hetkedel sa võid ka väga julge olla, aga samas sul on nagu alati igal asjal nagu ikkagi siuke oma nägu juures. Et mille järgi sa nagu valid
või tead, et vot see riideese või aksessuaar, et vot see on mina? Jah, minimalistlik, ma arvan, sa kirjeldasid hästi. Mul on perioode, kus ma nagu ei taha silma paista. Mul on perioode, kus ma tahan silma paista. Oleneb üritusest. Muidu iga päev, ma ei tea, poes käies tänava peal, ma tahan ikka ennast hästi tunda, nii et oleneb sellest, et milline mu näiteks siuke nagu ärevuse tase on, vaata, kus sa nagu lihtsalt tahad kiirelt ära käia, sa ei viitsi üldse välja, mida tahad toas passida, siis ma ju ma võin ka pidžaamades minna. Ühesõnaga hästi mugav peab mul ka olema. Praegu mul täna siin kuidagi juhtub seljas olema 2 kaltsukast pärit toodet, see särk ja jalatsid. Ma üle pika aja sain kaltsukast jalatsid, mis mul actually nagu ka istuvad. Ja püksid on vist Kossist äkki. Mulle nagu Kossi ja Arketi sellised minimalistlikud asjad nagu stiilid meeldivad. Ja ma käin suht palju kaltsukast tegelikult. See on väga äge. Mis võib-olla, kas sinu arust üldse artisti puhul on oluline see, kuidas ta riietub, mis stiil ta on, kui oluline see on? On oluline muidugi. Ma arvan, et peab ise endaks jääma. Ma arvan, et keegi sa ikka artistina võiksid välja näidata, kes sa oled oma stiiliga, et igal ühel ju meil on välja kujunenud oma mingisugune nagu tunnetus ja kuulajana, fännina me tahaks ka teada, et kes sa siis oled nagu, et ma arvan, riietus aitab ka sellele väga nagu kaasa. See on selline identiteedi osa nagu ja see on väga oluline. Ja, et ei pea ju olema selles mõttes ju kõige kallimad ja nii edasi. Iseloomu võiks olla. Just. No sul see oma iseloom on seal väike juures, ma tunnen. See minimalistlik, see... Ei, ma ütlen, seal on mingi sinu touch juures, et selles mõttes, kuna ma täna ikkagi alati valin riideid selle järgi, kes on külaline, siis ma ikkagi nagu kohe tunnetasin, mis ma pean selga panema. Mis sul on seal? Sul on teksa? Mul on Tommid siin. Tommy jeans, sest ta on siuke nagu ka casualim ja siuke nagu mugav ja siukene ja see suur särk kohe ma tundsin, siuke oversized veidikene, samas see teksa, ühesõnaga ma tunnen, et me vaibime. Ei, Tommy jeansid, nad on väga sarnased ja. Aga ja ikkagi selles mõttes sarnane ja see, ütleme niimoodi, et naisversioon ikkagi minust täna mul siuke tunne küll. See oli mu eesmärk. Hästi tabasid ära. Et ma ütlen, sul see järelikult see sinu stiil on tuntav, et see ongi oluline, ma arvan, et see mingi oma touch sul on, mis mind inspireeris järelikult. Hea kuulda, vahepeal ma tunnen küll, et peaks nagu natukene rohkem vaeva nägema nagu sellega, et kas või nagu igapäevaselt mul on mõned sõbrad, kes ütlevad, et nemad ikkagi nagu käivad riides iga päev niimoodi, nagu see oleks nende viimane päev üldse siin maailmas. Et nad tahavad ennast hästi tunda, nad löövad ennast ikkagi läikima ja löövad üles ennast ühesõnaga. Ja mina küll iga päev niimoodi ei viitsi, nagu sorry, aga ma tõesti ma ei viitsi, ma tunnen, et mind nagu kuidagi nagu või tähendab minu enesekindlust tõstavad teised asjad, aga samas riietus ka kindlasti, et kui välja lähed, siis ikkagi tahad panna 2 törtsu lõhna endale peale ja see on siuke nagu igapäevane asi ka muidugi, aga mingid esemed mul on, mida ma ei kanna iga päev, et siis need jäävad erilisteks puhkudeks, just täpselt, jah. Just, no väga hea. Lähme algusesse, siis nagu ma ütlesin sulle, me hakkame niimoodi lineaarselt minema, on ju, alustame alati lapsepõlvest, nii et hakkame hästi lihtsalt peale. Kust sa siis nüüd tuled, kellega sa üles kasvasid, võib-olla, kus see Jüri tuleb ja võib-olla lihtsalt, et kirjeldamaks nagu, et meil mingi pilt nagu tekiks, äkki sul nagu tuleb mingi hetk või mingi olukord või mingi mälestus nagu lapsepõlvest ka ette, et kuidagi mis visuaalselt looks meile selle väikese Jüri pildiga. Räägi lihtsalt. Ma tulen Raikkülast, nii Raplamaal ja kasvasin üles oma vanematega. Ja kui me räägime stiilist või riietustest ja sellistest asjadest, ütleme niimoodi, et koolis ikkagi see on oluline, sa ikka tahtsid alati uue õppeaasta alguses, ma mäletan, meil vähemalt oli nii, et peab olema uus komplekt, vähemalt üks
uus just komplekt. oligi üks ostetigi minu arust. Just, ega rohkem ju raha ei olnud ja tead, mida sa ikka on ja seal hakkad mingid moetemmi tegema. Ühed uued püksid, ühe uue pluusi said, ma nii hästi mäletan. Just täpselt ja no siis need pinalid ja koolikotid juurde, kui veab. Aga see oli väga oluline ja uued rihmikud alati. Need jubedad rihmikud, mis olid väga mugavad muidugi. Jalg hingas. Ja siis ma ei saanud mitte kunagi aru, et miks mingid poisid käivad nende plätudega. Need spordiplätud, need mingisugused, mis iganes. Aga need rihmikud pidid olema. Ja see oli tõesti väga oluline. Aga ma mäletan, et ma mingil hetkel pöörasin suht palju tähelepanu sellele, mis mul seljas oli. Ma täpselt ei ole nagu analüüsinud, miks, aga võib-olla lihtsalt pidasin oluliseks hoolt kanda enda eest. Ja tegelikult see, kui ma Taani läksin gümnaasiumis, see kuidagi muutis mu stiili väga, et see aasta aega ikkagi täiesti teises kultuuriruumis mõjutab sind nii retsilt. Ma ei uskunud seda tegelikult nagu enne, kui ma sinna läksin. Tulin tagasi, ma olin siuke hippi, et see natuke isegi nagu haige mõelda. Mind vaadati linna peal, mis mingisugused vanaema kampsunid on seljas ja siis ma ütlen seda sellepärast, et keegi teine ütles mulle niimoodi, et mida sa kannad neid vanaema kampsunid, mingid kaltsukatesse ainult käisin, no mis nüüd juba on samuti tavaliseks muutunud, siis nagu väga ei olnud siin Eestis, et ikkagi mingid kaltsukud, mingi hipi. Ja siis mingisugused teksalühkarid ja mingid Martensid ja kõik vaatasid, mida sa kannad, et see muutis totaalselt mu stiili ja eks vaata, mina ise ka muutusin ja stiil nagu muutus ka siis. Ja see käis minuga kaasas terve gümnaasiumi vältel, et ma muutusin tõesti niivõrd palju seal Taanis ja kuidagi julgemaks läksin ja katsetasin rohkem ja kõik need asjad. See Taani on ilmselt siuke, meil oli just eelmine külaline Liisu Miller ja tema tema ka nagu nad mõlemad on öeldud, et see on see üks aasta, mis tegelikult nagu üks mingi murdepunkt elus on olnud, mis sul nagu nii palju endis kogu tulevaseks eluks kuidagi nii palju juurde. Liisu Miller. Nii, ma arvan, et äkki te ei tea tõesti, et kui hästi me teineteist tunneme. Tema siis on see, kes tegi mulle laagreid enne vahetusaastale minekut, tema siis saatis mind lennujaama sellel hommikul, kui ma läksin Taani. Ma õhtu enne ööbisin tema juures koos ühesõnaga sõprade kambaga ja meil oli väga tore kunagi ikkagi koos. Nüüd muidugi tead, kellel on lapsed, kellel ei ole lapsi, aga ikkagi elud tulevad ette. Ja kui me näeme, me siiamaani tunneme teineteist niivõrd hästi, et vaata see ühine minevik ja need ühised lollused, mida kunagi tehtud ikkagi sai, need ühendavad ja need ei lähe kunagi meelest. Aga Liisuga me ikkagi teame üksteist väga-väga hästi ja ta on ikka väga, kuidas ma ütlen, heas hoos praegu. Mul on hea jälgida, et kuidas ta toimetab ja et kui hästi ta läheb. Jaa, tervitused Liisule. Tšau Liisu. Aga selle Taani minekuga ma ise mõtlesin, et sest see oli nagu sa ütlesid, täiesti teine keskkond, täiesti nagu kuidagi alati, kui sa käisid, isegi kui sa käisid Soomes või Rootsis, oli see tunne, et mingi vau. H&M-i kohe, otse joones H&M-i. Et mis see seal, mis sinu jaoks sinna Taani minnes oli kõige suurem nagu üllatus? Ma ei tea, inimesed, see ühiskond, see kui kuidagi, mis iganes nagu, mis sind kõige rohkem seal üllatas? Mind üllatas see, muidugi nagu minu igapäevaelu oli ainult kool ju seal selles mõttes. Ma läksingi nii-öelda õpilasvahetusse ja pere muidugi ka, ma elasin seal vahetusperes, aga see kool minu jaoks oli nagu kõige suurem muutus, sest et seal olid niimoodi, et sa istusid laua peal, õpetaja rääkis, sa kutsusid õpetajat ees nimepidi, sa võid tunni ajal süüa, seal tehti kooli sisehoovis suitsu, see oli siuke nagu nii vabameelne kuidagi nagu olemine seal. Tunnid olid pikemad, kontrollitöid ei olnud, et see nagu koolisüsteem minu jaoks oli väga üllatav ja sellega harjus väga ruttu ära, ma ütlen ka. Tulid tagasi ja mõtled, et iga päev tunni kontrollid, et mis asja ma teen siin ja siis ma olingi niimoodi vanaema kampsunitega ja nendega ja
lasin üle ja ma ei tea, kuidas ma lõpetasin üldse, aga kuidagi ma lõpetasin. Igatahes Taani mõjutas mind. Aga pigem ikkagi ma arvan hästi või tähendab, et paremuse poole mõjutas mind. Aga jah, see koolisüsteem oli see, mis mind üllatas kõige rohkem ja see, et ikkagi need sõbrad, kes mul seal olid, nad siiamaani me vahepeal suhtleme, kuigi on juba 13 aastat möödas sellest, 14 aastat minekust. Et siiamaani suhtleme vahetevahel, kui ma seal nüüd nii tihti ei jõua Taani, aga kui ma ikkagi seal käinud olen, siis me oleme mõnega treffanud ja sõbrad kogu eluks, ma usun. Jah, vaata kuidagi avatum on see kuidagi, et eestlane on ikka siuke kinnine, sa oled harjunud sellega, et kui sa lähed mujale, siis sa näed, kui avatud võivad inimesed olla. Ja mis mind üllatas veel, mul praegu tuli meelde nende sõpradega, et nad olid kuidagi rohkem täiskasvanulikumad. Et iseseisvamad, et see kuidagi ka nagu kõlas läbi sealt. Ja ilmselt sa said ise väga palju iseseisvamaks, kui sa olid aasta kodust eemal ka. Mu ema ikkagi ütles, et ma saatsin Taani poisi ja ma sain sealt tulles ikkagi mehe, täiskasvanud mehe. Et see vist võtab seda suht hästi kokku. No võt, lapsepõlvest rääkides, ma nagu väga palju lapsepõlve kohta kuulasin podcast, aga nagu lapsepõlvest ei olegi väga rääkinud, aga need on alati väga-väga huvitavad teemad kõikide saatekülalisteks, sest sellest võib-olla see ei kipu igal pool nagu ei juhtu rääkima. Ja siis mul tuli meelde, mitte et see mul ei oleks meeles olnud, aga kui sa võitsid saate, siis sinuga oli siuke lugu, et ma arvan, ma olen ilmselt su esimene fänn üldse ja seda tõestab see fakt, et kui sina astusid siis nagu nende 3 žürii ette, kui sa alles saad selle kollase lipiku, siis ma mäletan reaalselt seda hetke, kui ma olen hästi suur Superstaari saate fänn nagu kogu aeg olnud. Ja siis ma mäletan seda hetke, et sa laulsid ära ja ma ütlesin oma elukaaslasele siis Silverile, et kuule, pane tähele, see poiss võidab, ma olen täiesti kindel selles. Ja sellest hetke nagu päriselt nagu selles kollas ja Silver oli et no vaata. Aga mida saada edasi, seda kindlaks oli ja siis hakkas juba Silver ka mingi, kuule päriselt ta vist võidab. Nagu, kuidas võimalik, et sul on algusest peale õigus olnud. Ja siis oligi minu jõulusoov temale oli, et mulle selle fänniraamatu koos plaadiga kingiks. Nii et võt. Päris äge lugu. Jaa, täiega lahe. Isegi ei ole mõelnud, et keegi niimoodi saaks esimesest hetkest nagu kuidagi muljet avaldada nagu ja niimoodi. Et niimoodi meeles ka vaata, et igaühega ilmselt ei ole, aga kuidagi ta nagu lahe, mul on ka kuidagi siuke. Oota, ma tahtsin sul lugeda. Okei, vaata korra. Ma tahtsin, vaata ise ära, ma räägin sulle sedasi nagu. Ühesõnaga, et see on... See on sissekirjutus ka huvitav või? Seal on vist, ma arvan, nagu... mingi autogramm on seal, aga seal on vist see nagu trükitud. Aga kas sa soovid, et 10 aastat hiljem? 10 aastat hiljem teeme. We meet again. Vaata, see oli naljakas, sest ma ei olnud enam siis siuke teismeline, me olime sinuga siis, me oleme sama vanad on umbes 20 või midagi. Ja siis mul ikka sõbrannad ikka nagu itsitasid, et ma olin nagu siuke oma Justin Bieberi leidnud või tead siuke mingi. See on nüüd siis see hetk, kui sa said aru, et see poiss mütsiga võidab. See mütsiga poiss. Vaadake seda. Appi. Ei no tore, ma olin Tartus, ma mäletan, ma sõitsin hommikul 5, läksime Tartusse, sõber oli kaasas toeks ja ega ju ei tea üldse, kuidas minna võib appi siin on. Sul ei ole endal seda raamatut või? Vist on isegi. Kuskil peidus on aga mõtlen ausalt, see on see Taani pilt, see on ühesõnaga ise see oligi, siit oligi hea lugeda, sest ma räägin sinu lapsepõlve kohta või selle nooruse kohta nagu ei ole ju nii palju teada ja siit ma hakkasin, siin on ju kõik kirjas. Kõik oli kirjas, ja siis ma lihtsalt, mis mind kuidagi üks lõik mind nii puudutas, see on väga huvitavaid kohti ja see oli üldse päris küps selle aja kohta, mis sa siin kõik oled kirja pannud, nii et sa võid täitsa huviga pärast saadet näiteks lugeda. Aga üks koht mind nagu hästi kuidagi puudutas ja tekitas nagu et ma tahaks nagu teada. Nii, ma loen sulle ette, see on veel selle lapsepõlve kohta siis. Koolielus oli tõuse ja mõõnu. Põhikooli lõpuni ei meeldinud mulle koolis üldse. Olin arg ja häbelik. Käisin mööda seina ääri. Koolides on populaarsed spordipoisid. Mina sporti ei harrastanud ja minu kallal noriti. Just norimine oli üheks tõukaks, miks lubasin endale väikese poisina, et saan kunagi edukaks. Nagu ma olin, et esiteks mul tekkis see, et mis, ma arvan seda norimist ja seda on nagu tänaseni ja see on kõik läinud ka internetti on üle, et esiteks, mis see sinu jaoks see õudus oli
ja teiseks, et kas sa tõesti täna näed ka, et äkki see oli, et kas see oli see tõuge ja see sinu sütik tõesti, mis pani sind nagu niimoodi tegutsema, kõik see Taani minek, kõik see superstaari minek, et vaata tavaliselt on kuskil see mingi sütik on, et kas see võis olla üheks sinu sütikuks? Jaa, see võib tõesti üheks põhjuseks olla ja see Taani sõit või see minek ka, et ma ilmselt tahtsin korraks eemale saada sellest kõigest. Kuigi põhikooli lõpus juba oli okei, aga ma mäletan küll, et ega ma väga ei tahtnud koolis käia. Aga samas ma ei taha ka sellist ohvripositsiooni võtta, sest et seda on nii palju. Ja miks minu lugu on nagu olulisem kui kellegi teise lugu, aga ikkagi ma arvan, et sellest on hea rääkida, sest et seda peab märkama ja see võiks ikkagi ühel hetkel kuidagi sellega peab tegelema ja nüüd ma ei kujuta ette, mis praegu veel toimub seal internetis ja sotsiaalmeedias. Kõik need kommentaariumid ja see mürgipritsimine võib olla täiesti teisel tasemel, mis ta siis oli, aga ma usun küll, et alateadlikult kuidagi ma proovisin läbi lüüa ja ma tahtsin öelda, mitte koha kätte näidata, aga lihtsalt ma tahtsin tunda seda mingisugust et mis see eduvalem minu puhul nagu olla võib, et ma alati tahtsin laval olla ja ma tahtsin ma olin siuke klassikloun ühel hetkel ja ma lootsin, et sellega ma saaksin ka nii-öelda leiba teenida ja mulle meeldis laulda ja näidelda ja siiamaani ma tunnen, et ma olen seesama Jüri vahepeal, et muidugi see läheb peitu, peab meelde tuletama, vaata siis, kui see sisemine laps kuidagi ära kaob, siis ma tunnen, et selle peab kuskilt üles kaevama. Et ma olen siiamaani selline suhteliselt lapsemeelne ja sealt tuleb ka looming minu arvates, et see sisemine laps seda tavaliselt ikkagi toidab ja see kujutlusvõime lastel ju on ikkagi lõputu ja sealt nagu ka mingisugused sõnad või loo kirjutamisel ja muudel projektidel ikkagi peab selle sisemise lapse üles otsima. Ja ma olen nõus, et lapsena meil on kuidagi kõik piirid on nagu, ma ei tea, ajus või kuidas seda öelda, on kuidagi nii valla, aga mida vanemaks me saame, seda rohkem hakkab neid igasuguseid asjad nagu lukku panema. Mul on siuke tunne oma lapsi vaadata, mul on 2 last, et praegu neil on nagu kõik mõtted, kõik fantaasiad on nagu nii valla, aga varsti hakkab see ühiskond, ma tean, nagu tulema neid karpi panema niimoodi vaikselt. Ja nii on kahjuks jah. Et tuleb õppida kuidagi nagu mitte kaotama seda sisemist. Just. Okei, lähme Superstaari saate juurde siis. Superstaaris sa tundusid tollel ajal tegelikult suhteliselt nagu enesekindel. Ma ei tea, ma mõtlengi, et see ongi nagu hea nagu siis kuulda, kas sa tegelikult nagu olid enesekindel, uskusid sa ise ka nii nagu mina seal kodus uskusin, et sa võidad selle saate ära. Mis sa mäletad nagu nendest emotsioonidest, mis sind selle Superstaari saate all valdasid? Ega ma väga palju ei mäleta, ma ütlen ausalt, aga kui ma katsun nüüd ikkagi teie heaks midagi mäletada, siis ainult positiivne tuleb meelde. Ma ei tea, kas ma oskan öelda seda, et kui kaugele ma oleksin jõudnud, aga ma mäletan, et see oli paganama tore aeg. See kollektiiv meil oli seal nii lõbus. Ma hindasin just võib-olla seda ühtsust ja seda nii-öelda kameraatsust, mis meie vahel tekkinud oli ja iga kord oli kahju, kui keegi välja läks, see tõesti oli kahju. Et meie aastal kuidagi me rääkisime vist omavahel ka, et huvitav, kas see on olnud alati selline mingisugune eriline bond ja ma usun, et ikka on. See on mulle meelde jäänud küll selle Superstaari puhul. Mäletan, kui Liis meil siin rääkimas käis, siis ta ütles, et kui ta poleks Superstaari võitnud, siis ta ilmselt ei oleks laulja. Mis sa arvad? Mis oleks saanud, kui sa poleks võitnud Superstaari? Ma ei oleks ka laulja, ma arvan. Arvad jah? Ma arvan, et ma vähemalt kohe ei oleks hakanud sellega tegelema, et võib-olla mõne aja tagant ma oleksin proovinud, aga kindlasti ma ei oleks siin, kus ma praegu olen, ilma Superstaari saateta, kohe kindlasti, see on ma arvan fakt jah, et ma ei tea, kes ma oleksin. Ma arvan, et midagi võib-olla näitlejaks oleks saanud, võib-olla oleksin välismaale läinud ja lihtsalt püüdnud ennast leida ja vaadata, kuhu elu mind viib. Aga ma ei oleks kindlasti, ma arvan, see Jüri Pootsman, kes ma praegu olen. Et ei oleks nii intensiivselt kohe sellega tegelema hakanud. Et mingisugune selles mõttes nagu mingi saatus nagu justkui kirjutati mulle ette. Ma tunnen
et nii on ja go for it ja seda ma tegingi. Seda sa tegid, sest et siin raamatus muideks ka, sest see raamat tuli välja on ju, kui ma tahtsin järelikult enne jõule, sa said kevadel superstaariks, enne jõule tuli raamat ja siis siin on kirjas, et mu üks suurimaid soove on saada Eurovisioonile. Kellel ei oleks tollal oli see nii tavaline. Aga kui haige on see, et sa pead selle kirja sinna siis ja mingi paar kuud hiljem on ju umbes Eesti Laul ja siis sa võitsidki Eesti Laulu ja siis sa olidki juba, sa olid kohvi peal. Vesi on õnneks. Õnneks on vesi. Õnneks on vesi. Ja siis oligi sul kohe ka Eurovisioonile minek. Tead, mida mina nüüd jällegi selle esimese fännina mäletan, oli see, et kui siis lõpuks see laul oli üliäge, sa laulsid üli hästi, see on siiamaani ülihea lugu, sa esitasid seal meie Denim Dreami suurel juubelil seda, tuli kohe nagu, kui hea laul see on. Aga ma mäletan seda tunnet, et kui sina läksid sinna lavale, siis ma olin mingi Silver, nüüd jälle, see ei ole see Jüri. Et kus nad mu Jüri panid? Mul oli see tunne, et nad on mu Jüri kuidagi ära nagu peitnud sellega. Kas sina ka tundsid tollel ajal niimoodi või nägid seda kõrvalt või mis sina tollel selle Eurovisiooni ajast nüüd nagu mäletad ja tundsid? Ma mäletan, et ma olin kohutavalt kuidagi närvis, ärevil, ma olin ka noor, ütleme ausalt, et 21 aastat vana inimene nii hästi võib-olla ei tunne ennast ja ei oska endast seista ja ei oska kuidagi nagu võib-olla mitte hinnata, ma hindasin seda võimalust, aga kuidagi teate, oli jah selline nagu unenägu isegi vahepeal, kuna ma olin sellest alati unistanud ja ma kuidagi tundsin, et kõik on hästi. Ma nagu usaldasin teisi inimesi, sest et nemad on seda teinud juba pikalt. Ma võtsin neid nii-öelda näpunäitajaid ikkagi vastu. Aga sul on õigus võib-olla küll jah, et ma olin kuskil koore all peidus veel. Et Eesti Laul oli täiesti teise kuidagi energiaga kui see Eurovisioon, sama lugu ja kõik tegelikult, eks ju. Ma kusjuures mõtlesin, kas ma tulen täna siia selles Eurovisiooni ülikonnas. Mul on see veel alles, mul on see just ükspäev, ma kolisin äsja. Ja ma mõtlesin, et ma ei kasuta seda üldse, et mida ma teen sellega, et see kaart oli seal sees veel. Ja järelikult ei ole keemilises käinud. Aga no ma ei ole seda ka kasutanud, mõtlen ausalt. Et mida seda teha või tähendab, millal seda kanda. Aga näed, ikkagi panin midagi mugavamat selga. Aga see oli põnev aeg jah, tegelikult ega ma ei vahetaks ju seda mitte millegi vastu ja ma teeks ilmselt samamoodi, ega ma ju andsin nagu endast ikkagi ju parima ja lihtsalt juhtus niimoodi, et läks niimoodi. Juhtus niimoodi, et läks niimoodi. Kas ei ole mitte ilus väljend? Just, läks niimoodi. Aga väga palju on küsitud, et kas see oli kuidagi selline nagu traumeeriv kogemus ja nii edasi, aga see oli pigem väga õpetlik nagu kogemus lõppkokkuvõttes, et ma ei teagi jah. Ma olin seal kuskil peidus küll, selles mõttes. No aga mis oli see, et nagu kui sa nüüd mõtled 10 aastat hiljem ja 10 aastat nüüd varem see 21-aastane Jüri, mida see Jüri ei näinud veel ette? Mis oli see, mida sa tollel ajal veel ette ei osanud näha nagu? Eurovisiooni puhul? Nagu üleüldse, kui sa olid nüüd selle superstaari võitnud, selle Eesti Laulu Eurovisioonil ära käinud ja selles punktis nüüd, kus sa olidki veel siuke toores ja niimoodi, mis oli see, mida sa veel ette ei osanud näha, mis kõik ees ootamas on, mis tulemas on? Või võib-olla lihtsalt nii, et mida sa tahaksid talle öelda täna? Jaa, no väga oluline on kuidagi nagu, vaata selline klišee on tegelikult ikkagi, ma tunnen öelda, et ära unusta iseennast ära ja ei ole ikka sina ise, vaata, aga paganama keeruline on neid näpunäiteid ikkagi kuulda võtta, kui sa ei tunne ennast võib-olla nii hästi ja sa ikkagi soovid kõigile meeldida ja proovid olla ideaalne ja kõik need värgid, särgid vaata, aga me ei ole mitte keegi perfektne ja minu arust nagu ikkagi just peaks nagu neid
imperfektsuseid välja näitama ja need ongi just need asjad, mis meist kuidagi teevad selle, kes sa oled, vaata, on ju, et ma olen õppinud, seda on ikkagi väga raske saavutada, et sa ei mõtle selle peale, mida teised sinust arvavad ja et sa ei oleks jumala eest selline, keda keegi teine tahab sinust. Et ma ütleksin seda jah, et kuidagi nagu ikkagi proovi uhke olla nende vigade üle ja õpi just nendest vigadest ja siiamaani ma pean seda meelde tuletama, et ole oma sagedusel, leia see enda sagedus, vaata, kus sa ennast hästi tunned, kus sa tunned, et sa tahad seda, mida sa nagu oled ette kujutanud ja tee seda ja 100%, aga ma olen siuke inimene, kes tihtipeale ikkagi unustab ära selle ja ma lähen lihtsam vastupanu teed ja siis ma pean ennast peksma ja siis ma kipun ennast tihtipeale rohkem peksma kui vaja võib-olla, et ma olen nagu superkriitiline enda suhtes ka, mida ma tahaksin et ei juhtuks enam aga noh, see olen mina lihtsalt ja ma pean ennast kuidagi ümber programmeerima vahepeal ja just see sagedus on see nagu õige sõna, et leia enda sagedus ja lihtsalt ole seal ja proovi nagu kindel selles olla ja tee oma asja lihtsalt ja tuleta seda endale meelde, kui see kuidagi nagu ära kaob, jah. Jah, seda nagu ongi teoorias, see kõlab nagu nii loogiliselt ja me kõik nagu teame seda, on ju, aga praktikas see kogu aeg läheb meelest ja näiteks see enesekriitika ka, et täpselt juba nagu 30 nagu oled nagu piisavalt peksa saanud ja nagu enda poolt peksa saanud ja nagu võiks juba aru saada, et nagu, et ole enda vastu ka hell ja ära nagu ole nii kriitiline, aga endiselt ikka märkad vahepeal jälle, kuidas ma endaga räägin nagu hallo, ma ütleks selliseid asju mitte kunagi, mitte kellelegi, nagu ma ütlen ise endale, on ju. Mis olukordades võib-olla sinul see enesekriitik peas kõige tugevalt välja lööb? Mis hetkedel nagu, mis situatsioonid ja asjad, mida sa teed, kus ta hakkab sul niimoodi? No töö ikkagi, ma arvan, töö, et eks me oleme ju kõik asendatavad ja ma olen pannud endale väga kõrged standardid ja ma võrdlen väga palju ja ma ei saa sellest aru ju tegelikult mitte kunagi. Mul on siuke tunne, et ma ei õpi mitte kunagi tundma seda, et sind, et meid kõiki on vaid üks, vaata, ja vahet ei ole selles mõttes, kes parasjagu mingit tööd teeb, sina teed seda alati isemoodi ja ma tööpostil olles tavaliselt ikkagi kipun liiga kriitiline olema ja see võib tihtipeale selliseks nagu töövõimetuks teha, et sa oledki nii juba kuidagi nii nagu palju endale nagu seda piitsa andnud, et siis sa ei tahagi enam hetkel teha tööd. Et sa tunned, et kõik teised on palju paremad. Ja siis jälle ma pean ennast tagasi tooma sellele õigele sagedusele ja peeglisse vaatama ja tuletama meelde, kes ma olen. Ja mina jätsin ka kunagi ülikool, ma olen ka terve elu laulnud, aga ülikooli ajal jätsin laulmise sellepärast täiesti ära pooleli, et täpselt selle sama põhjusel. Aga sellepärast ma nagu väga samastun. Kas see on ka see põhjus, miks sa, ütleme, sul tuli veel kus me lineaarselt nüüd oleme, Superstar, need ja Eurovisioon, siis sul tuli veel album ja siis tegelikult tuli juba raadiotööd ja need asjad peale ja siis tegelikult tuli suhteliselt nagu paus. On ju, et see on nagu üks põhjus, miks see siis paus ka tuli või et kui ma kuulasin neid mingid podcasti, ma nagu ei saanudki lõpuni aru, aga mis su sees siis ikkagi toimus, et sa seda paus, et sa päriselt niisuguse pausi tegid muusika sisse, sest mina väga ju igatsesin fännina sind, et ma sain aru, et sa oled seal raadios ja et sa oled kuidagi eemal, aga uusi lugusid ei tulnud, on ju. Et kas see oli nagu see põhjus või mis see põhjus seal tegelikult taga oli? Ma arvan, et su jutus on iva, ega ma ei olegi seda nii põhjalikult analüüsinud, sellepärast, et ma kuidagi tundsin lihtsalt niimoodi ja ma tegin selle ära. Et tekkis mingisugune väsimus võib-olla ka sinna juurde. Ma kaotasin nagu iseenda ära, ma usun. Ma ei teadnud täpselt, jah, mis suunda nagu võtta. Ja ma arvan, et see on õige kah, et kui sa ikkagi ei tea, mida teha, siis ära tee midagi.
et ära hakka lihtsalt nagu huupi nagu panema. Või suruma, on ju. Jah, et ära suru. Et kui sa tunned ikkagi, et sul on vaja pausi, siis võta see paus ja vaata, mis juhtub. Ma arvan, et see oli õige otsus. Aga see võib küll seotud olla sellega, et ma kuidagi nagu muutusin võib-olla liiga kriitiliseks, võib-olla olid mingid muud asjad ka, mis sellega seotud on. Ja väsimus ja kuidagi teadmatus, mida ma tahan. Et ma arvan, see võtab selle asja suht hästi kokku. No sa mingil hetkel tulid oma uue albumiga ikkagi. Ja nüüd me varsti kuuleme ka sinu täiesti tutikat lugu. Aga mis on siis olnud need asjad? Ikkagi kuna see on lihtsalt nii aktuaalne teema ja nagu näha juba, mina siin vastas olen täiesti samastun. Ma arvan, et inimesi on lihtsalt nii palju. Mis on need asjad või mis sa tunned, mis on kõige olulisem asi, mis sind on aidanud siis nagu kuidagi vaimselt nagu jälle heasse kohta jõuda või mis see sinu jaoks kõige olulisem on olnud? Mis tegevused, ma ei tea, mis sa oled selleks teinud, et näed, jõudsin jälle punkti, kus tundsin, et tahan muusikat teha. Jälle tahan möllata. Ise enda juurde nagu tagasi justkui. Ma usun, et oligi nagu just selline selle mitte, ta ei olnud päris kriis, aga ma ütlen, et selle nagu emotsiooni läbi elamine ja kuidagi sellest õppimine ja see andis kindlustunnet, et tõesti nagu, et esiteks ma hoolin sellest nii-öelda et ma tahan ikkagi muusikat teha, see tähendab mu jaoks palju ja ma selles valdkonnas midagi muud nagu väga ei teeks. Et selle nagu emotsiooni läbi elamine nagu kinnitas mulle seda, et ma tegelikult olen nagu õigel rajal, et ma hoolin sellest, mida ma teen. Et kõige tähtsam oli see kuidagi nagu omamoodi läbi siis katsetada. Ja mida ma veel tegin. Soovitaksid, mida ma soovitan, jah, see on hästi kuidagi individuaalne muidugi alati, aga pigem, et kui sa tunned nagu, et sa oled nagu kadunud või kui sa tunned, et nagu, et ma ei tea, ma tõesti nagu kuidagi järsku üldse enam nagu ei ole sisse võetud sellest enda tööst, et siis mõtle kuidagi selle peale, et miks ma niimoodi tunnen ja ära nagu pühi vaiba alla midagi väga ja proovi ikkagi nagu läbi analüüsida, miks sa mida tunned, et ilmselgelt see on nagu tekkinud mingite asjade koosmõjul, et ära karda neid tundeid. Ja kui ikkagi sisimas me kõik teame tegelikult, mis toimub minu arust. Ma tunnen, et me alati sisimas teame, mis on õige, mis on vale, see kõhutunne, värki-särki, et proovi ka seda kuulata, et mõnel on see parem, mõnel ei ole. Ja proovi siis ka filtreerida nagu mingisuguseid nõuandeid, mida erinevad inimesed pakuvad sulle, et iga selline et alati ei ole nõuanded head ja tunnete siis ära ka nagu see ma ei tea, kas oli mingid nõuandeid, aga ei, see analüüs on hästi oluline osa lihtsalt, et sa üldse hakkaksid aru saama, kust ja mis. Ja see peegeldamine on jah, suht oluline. Ja ma ei tea, mine tee trenni ja mängi padelit, mängi tennist. Jaa, ärge mängige rohkem padelit, sest et väljakuid ei saa enam. Ära seda soovita. Oota, mis sa teed? Sa mängid padelit, mis sa veel teed nagu? Mis su enda siuksed fun asjad on? Siuksed hobid, rõõmud, siuksed igapäevased asjad, mis sul on? Ma võiks rohkem sportida, ütlen ausalt. Padel on äge ju. Kui tihti sa mängid? Võiks rohkem. Ain nädalas korra praegu. Ma olen endal ka piinlik. Võiks rohkem. Mida veel? Tennist mängisin vahepeal. Ma vahetasin selle tõttu, kuna ma tundsin, et jällegi mul on vaja vaheldust. Ja padel on isegi veel sotsiaalsem. Mulle meeldib see sotsiaalsus. Mulle meeldib see, et sa lähed ja sul on lõbus, sa saad naerda. Muidugi sa võtad seda tõsiselt ka, aga tead, kui ikkagi liiga tõsiselt võtad, siis see läheb juba võib-olla natuke meditsiiniliseks. Et see on selline fun, mulle väga meeldib padel. Mida ma veel teen? Ma joonistan, ma maalin, ma olen selline, ma teen süüa. Ma veedan väga palju aega kodus, ma olen selline kodukana, ma ei käi väga väljas, ma enam ei käi väga pidudel, ma naudin seda
seda, mida minu kodu mulle pakub. Ja et kui ma juba olen selle kodu endale ostnud, tead, ole seal ja naudi igat nurka. Aga see on, ma ei tea, kas see on mingi 30 kriis, aga üldse ei kipu enam See ei ole kriis, mulle nii meeldib see, mõtlen ausalt, see ei ole mingi kriis. On ju väga mõnus on, et sa ei pea kuskile reede õhtul ronima ja mõtlema nagu nii ja on. 20. alguse see on kriis. Praegu on see, et juba liigume. Siis võib igal pool olla, kogu aeg kohal olla. Nii et ma olen väga nõus. Oota, aga mulle tundubki, et see nagu see kodujüri siis ja siis võib-olla see, kes lähedastega on, nagunii see on, artistil on ikkagi mingi rolli ta võtab laval, kui sa, ma ei tea, raadiosaadet juhid või telesaadet, siis milline on see kodujüri ja milline on siis teleraadio artistjüri? Mis on nende kahe vahe? No tegelikult ju ma tean seda, et minu pluss on see, kes ma olen nagu koduseinte vahel mõnes mõttes, et süke quirky ja natuke totter, et see ongi minu pluss ka näiteks minu töös. Aga tegelikult ma olen tähele pannud, et ma olen super flegma. Ma olen tõesti, ma olen kodus sõpradega vahepeal, ma võin olla tõesti null emotsiooni, et ma olen selline, kõik sobib ja tead, mul ei ole nagu eelistusi väga ja ma lihtsalt tahaks nagu rahulikult nagu kruiisida ringi lihtsalt nagu linna peal ja kodus ja et nagu kõik sobib, kõik on hästi ja kõik on nagu chill, et nagu tõesti, et ma ei ole väga nagu energiline, kui ma olen kuskil kas siis kodus või sõpradega, et ma olen selline pigem rahulik kulgeja, aga kui ikkagi ütleme niimoodi, et on vaja tööd teha, siis ma olen siuke triks ja traks ja. Jah, et rahulik ja flegma sa kohe kindlasti ei ole, kui sa neid raadiosaateid juhid või tele. No ei saa olla. Muidu ma peaksin mingid muud raadiot tegema. Oota, aga räägime siis raadiost ka. Sa oled ikka päris pikalt seda asja ju teinud. Nüüd ütle, kas sa tead? Mina ei tea. Mis sa arvad, ma tean, ma ei tea midagi. Ma ei tea enda elust midagi. Mul on siuke tunne vahepeal aastaid veel vähem. 2018 äkki. 7 aastat siis juba. Äkki 7 aastat, jah. Iga päev põhimõtteliselt, sest sa tegid algul hommikut, nüüd oled õhtupoole ja pluss kõik tegelikult, ma arvan, päris äge oli see, kui sa tulid esiteks Tantsud tähtedega ja siis, kui sa Eesti Laulul vist äkki olid, siis olid kõik järsku rääkisid, vau, mida asja Jüri. See oli äge ka. See oli äge nagu, kõik olid mingi, mida asja, et ta on nagu nii hea saatejuht ja aga nüüd näiteks mina saatejuhina, siin podcasti saatejuhina, mis siis teeb heaks saatejuhina oma kogemuse põhjal, et kuidas saada heaks saatejuhiks? Eriti, kui sa muidu oled rahulik. Jah, eriti, kui sa muidu oled rahulik. Ei, no rahulikud saatejuhid on ka ju saatejuhid. Seda küll. Aga ütleme siis, et sa olid ikkagi pahviks. Ma arvan, et ma suutsin olla lihtsalt mina ise ja täiesti 100% mina ise, ja pluss ma tundsin seda formaati, ma olin endas kindel selle tõttu, et mul oli tehtud hea eeltöö, ma olin ette valmistatud, ma olin väga rahulik, kuidagi selle tõttu ka, et ei olnud väga ärev, ma teadsin, mida ma teen. Aga just see, ma arvan, et ma sain aru, et mida on vaja ja minu selline mingisugune, no tead, ma võin olla tõesti vahepeal selline mänglev, et seda seda karakterit nagu võib-olla nagu tuli törts rohkem kui muidu. Aga nüüd näiteks ongi avalik esinemine, seda tuleb, jumalalt selle peale tehakse koolitusi ja kõike, et üleüldse avaliku esinemise puhul, mis aitab näiteks sul maha rahuneda, sa ütlesid, et sa olid rahulik. On sul nagu... Ettevalmistus ikkagi, ma arvan. Ettevalmistus on, jah. Nõu anda. Ettevalmistus, et on ju olnud mul ka neid hetki, kus ma ei jõua väga hästi seda teha ja kohe nagu selles mõttes värised rohkem, sest et mõtled rohkem ja proovid nagu kuidagi nagu selles mõttes ikkagi hakkama saada. Aga see ettevalmistus on ikkagi super oluline minu puhul, jah. Jah, ma olen nõus. Aga sa pead ikkagi nagu selles mõttes jätma ruumiga selleks spontaansuseks.
Aga see tuleb, see spontaansus minust tulebki siis, kui sa oled piisavalt juba enesekindel ja oled piisavalt ette valmistanud. No täpselt, jah. Et ma tunnen ka, et kui ma nagu, et ma valmistan ka täiega, et ma ikkagi kõik need küsimused, kõik ma ise ju teen, on ju. Et mida rohkem ma olen ette valmistunud ja tunnen ennast kindlalt, seda vabamalt ma saan sinuga siin rääkida. Et ma ei pea mõtlema, mis küsimus ma järgmisena küsin. Sul on see kuskil olemas juba. Jah, talletun nagu. Nii et väga... Ja muidugi mul tuleb ka lavanärv ikkagi. Tuleb, mis teed siis? Mis ma teen? Ma ei tea, elan läbi selle emotsiooni, aga sa ei saa seda kuhugi ju tasku pista. Mingit, ma ei tea, lähed mediteerid kuskil või ma ei tea, mingit oma meetodit ei ole või? No kui asi ikka väga hull on, siis ma proovin nagu midagi välja mõelda. Et on olnud ka neid hetki, kus ma lihtsalt ma ei suuda kuidagi peast välja tulla, et ma olen kuidagi nii peas. Milline esinemine asi on sul olnud selline, kus... Ma ei ütle. Ei, ma ei ütle. No ütle siis teisel kohal, mis mõni ärevam. Neid on, ütleme, et mingisugused teatud live-saated on olnud sellised küll, kus ma tunnen, et ettevalmistus ei olnud nii hea ja... Mis on otse ülekandena siis tele? Otse ülekanne ühesõnaga, jah. Et ma olen olnud ikkagi kohutavalt närvis. Ilma põhjuseta tegelikult. Ma teadsin, et mul ei ole nagu põhjust, aga see oli ka see aeg, ma mäletan, oli üks saade lihtsalt, kui sa saad aru. Üks saade, kuhu langes samasse perioodi mul nii palju erinevaid projekte, et ma lihtsalt ühel hetkel olingi niimoodi, et nii cancel, et ma nüüd võtan puhkuse ja lähen kuhugi minema. Ja natukene lihtsalt olen niimoodi, et ma ei pea mõtlema puhates ka selle peale, et mida ma nüüd pean järgmisena tegema. Et ma võin olla selline inimene, kes puhkab, aga ma puhates ikkagi niimoodi mõtlen, et kui ma nüüd tagasi lähen, siis on see ja see ja see vaja ära teha, et niimoodi ikkagi ei puhka. Aga siis, kui ikkagi väga hull see närv on, siis ma ei tea, siuke tunne, et mitte midagi ei saa teha, et see lihtsalt ei lähe ära see närv. Sa pead selle kuradi asja ära tegema, sa teed selle ära ja sa õpid sellest. Et proovin küll seal raputada ennast ja kuidagi, ma ei tea, keha nagu vabaks saada ja mingid puusaringid, särgid ei aita. Tõesti, et kui sul ikkagi nii rets närv on, hinga sisse rahulikult, see on küll, et saa see hingamine korda. Ja et see hingamine rahustab päris hästi ja päris kiiresti. Aga sul on aega vaid nii palju hingata selle, siis sa välja, et siis sa pead juba lavale minema. Et neid hetki on mul olnud küll, aga need on kohutavalt õpetlikud hetked. Okei, aga mis su kõige ägedam siis kogemus laval või teles või eetris on olnud, kui sa seda kõige ärevamat ei taha enam rohkem, ärme sellest räägi rohkem ja vabandust, mis on kõige ägedam, kõige meeldedam, mingi selline... No Eesti Laul. Eesti Laul ja näosaade ka tegelikult. Jaa. Näosaates ma suutsin kuidagi olla nagu väga zen ja väga vaba ja ma tundsin, et ma tean, mida ma teen ja pinget nagu väga ei olnud, ma sain lolli mängida, ma sain olla keegi teine, vaata see ka aitab vahepeal, et sa ikkagi nagu kehastad kedagi teist, parodeerid. Et siis mingisugune, ma ei tea, jah, mingi asi muutub. Mu ema palus öelda, et sina oleksid pidanud võitma. Ta oli lihtsalt nii, tegelikult kõik olid super, aga sa jälle ilmselt nagu üllatasid, ma arvan, paljusid oma selle, nagu kui peenelt sa seda asja suutsid teha ja nagu kui täpselt mingid nüansse on. Et see on lihtsalt väga-väga peen. Nii et, aga ta ütles ja mina arvan, et Jüri oleks pidanud võitma, nii et ma ütlen siis seda edasi, aga see oli tõesti äge, väga äge ja pärast otse tuli ju maskisaade, mis oli veel suurem üllatus kindlasti paljude jaoks, mingi what, kus sa selle hääle veel võtsid. Mis need kogemused sul andsid, miks sa üldse läksid nendesse saadetesse? Järjest ka niimoodi. Ja. Ega ma ei oleks arvanud, et nad võtavad kohe maskisaatesse ka, sest et see oli ju, nagu siis ütlesid, tõesti kohe järjest. Ma vist ise käisin pinda neile, ma mäletan näosaate Ahtekal, ma olin niimoodi, et kuule see maskisaade tuleb, helistage, ma ise ilmselt käisin pinda, ma arvan, sest et ma olen suur selle saate fänn ja miks mitte, ennast taas uuesti proovile panna. Ja, aga seda ei kartnud, et nii järjestikku, et jälle nagu, vaata ühel hetkel sa kunagi canceldasid mingid esinemised asjad ära, et kõik on liiga palju, on ju. Seda ei kartnud, et läheb nagu liiga palju kõike korraga. Ei, sest et ma kuidagi tundsin, et ma olen praegu tasakaalus. Ma suudan ja sellist nagu hirmu ei olnud. Ja, et ma juba olin selle läbi elanud ja ma kuidagi nagu tunnetasin
neid piire, mis mul on. See tulebki nende kogemustega. Eks ole? Vanemaks saades ikkagi muutume targemaks. Just. Ja nüüd me oleme jõudnud pärast Näo ja Maski saadet sinu uue looni, mis kohe välja tuleb. Reedel on see päev, New Music Friday. Ja oota, mis päev täna on? Täna on siis teisipäev või kolmapäev, kui see saade välja tuleb. Meil ei ole kalendrit hetkel, me ei tea, võib-olla teisipäev või kolmapäev. Täpselt ei tea, aga see tuleb reedel nüüd see nädal välja. Nii et esiteks, kas see tähendab nüüd seda, et Jüri on nagu tagasi, kas see on nagu veits nagu mingi comeback, kas see on nagu, et no nii, nüüd ma olen täiega tagasi hakkan teile, et sa nagu kuidagi pühendad jälle rohkem muusikasse end või see on lihtsalt jälle meile väike sutsakas siia? Ei tea, ma ütlen ausalt, ei tea. Ma teen niimoodi nagu, ei ole mingit pikka plaani, kuigi peaks, aga tead, sina teed plaane, jumal naerab, ja on küll. Kõik plaanid lähevad sinna samususse tavaliselt, aga ma tunnen seda, et kuna ma olen nüüd vaba selles mõttes artist, et ma toimetan ise oma väikese tiimiga, et ma ei ole enam Universali vihmavarju all. Me läksid sõbralikult teed niimoodi erinevates suundades ja nüüd ma olen ise see, kes laule välja annab. Nii et võib-olla sealt tuleb mingisugune teine motivatsioonipauk, eks, et saab ise nagu täiesti ise teha, mida ei ole kunagi saanud katsetada, saad oma nii-öelda sõpradega seal tinnistada vaikselt. Jah, sul on paar lugu tulnud niimoodi juba siin varasemalt, niimoodi tinistades. Vaikselt niimoodi, Eleriniga tegime ja nüüd siis on samuti reedel lugu välja tulemas. Kellega, kuidas see sündis? Kuidas see sündis? Sündis, ma elasin seal, kus ma elasin. Hakkasin praegu reetma, kus ma elasin. Ära ütle. Eelmises kohas ühesõnaga. Ja enda väga hea sõbraga siis, kes on produtsent ja laulukirjutaja ja laulja ise ka, Semjon Gref. Temaga siis sai see kirjutatud. Karl Killing tuli kampa, Mattias Tirmasta, Elerin Tiit isegi on sinna midagi peale laulnud. Nii et kamp on muhe. Tuleb ka selline visualizer, väike video, minivideo. Äge. Ja proovime siis, ma ei tea, vaadata, et kuidas edasi lähme, et ega ma ei taha nagu endale ka mingit pinget peale panna, et vaata, et kui ei tule ikkagi, siis ei tule. Et ma ei taha pressida, aga samas ka mingid sellised nagu kuupäevad ja eesmärgid, need on meil kirjas. Et niisama nagu nii spontaanselt ka ikkagi ei saa neid asju ajada. Aga ma ei oska öelda jah, et kas nüüd see aasta on ainult see lugu, ma ikkagi tahaks loota, et tuleb veel midagi sellel aastal. Et sa oled ikkagi siuke kirjutamislainel praegu? Jah, ma ikkagi olen, et sisu on tagasi ühesõnaga, et ma olen piisavalt puhanud ja sisu on tagasi. Ma tean ka rohkem, kes ma olen, mida ma tahan. Julgen rohkem katsetada, et see lugu on ka, ta ei ole nüüd nii räige katsetus, aga ta on kindlasti, ma arvan, et natukene midagi muud, mida inimesed ootaksid minu poolt. Aga ta on selline tume suvine lugu. Kas ikkagi see sul on ikkagi muusikas ka ikkagi väga oma joon? Jääb see sama joon nagu püsima? Ütleme viimase albumiga, viimaste lugudega? Ma ei tea, võib-olla. Ma ei tea jah, mis see joon on sinu arvates, vaata. Ma ei oska nii hästi muusikalist keelt, et seda kirjeldada, aga ikkagi sul on täiesti... Jaa, aga ta ei ole tavaline päris. Ta ei ole nagu, ta ei ole päris taukar, ta ei ole nagu päris, ta ei ole päris selline. Ta on mingi oma ikkagi ühine mingi asi seal käib kaasas. Pead kuulama, pead ootama. Jaa, ma pean ootama, pean kannatama. Aga mis oli see hetk või olukord, alati ikkagi mingist olukorrast või sündmusest või situatsioonist või tundest need lood sünnivad, on ju? Mis selle loo taga see hetk või olukord oli? Kui sa avad seda? Jaa, ikka. Ma mäletan seda hetke, kui see sai niimoodi, et need sõnad said kirjutatud ja 5 tuli enne. Mul oli selle refrääni siis nii-öelda sõnad olid olemas ja see 5 ja siis sinna ümber kuidagi siis tekkis see lugu, et ma ei tea, mina kirjutan niimoodi, et mul tuleb üks fraas ja siis selle ümber nagu ühesõnaga tekib lugu. Ja
millal käisid sa viimati Tallinnas, on selle loo nimi, ma võin äkki juba öelda. No jah, sest et kohe tuleb lugu välja. Ja kas see oli see sama fraas, millest sul hakkas kõik pihta siis või? Jah, et ta on selline nostalgitsev lugu ühe sõnaga. Kellelt sina seda küsimust siis küsisid? Ega otse ei küsinudki. Peas mõtlesid. On see kellegagi seotud tegelikult? Ei, iga lugu on millegagi seotud ja muidugi, et proovin ühesõnaga mingitest emotsioonidest lahti lasta ja see on see lugu, et millega ma proovin seda teha. Et pigem ikkagi ta tundub selline tume lugu, aga ta on väga helge kuidagi sisuga minu jaoks küll. Siuke lahti laskmise lugu siis? Võib-olla küll jah, aga ka mõnes mõttes nostalgitsev ja väga aus lugu ja videos ma teen paar head tantsusammu ka. Ta on siuke nagu lõbus, kelmikas ikkagi ka. Et ikkagi siuke saame siukse suve chillida selle loo saatel. Ma loodan küll. Ma räägin, ei ole kuulnud, on nii raske vaata. Ma võin sulle natuke lasta seda pärast. Okay, väga hea. No lahe, nüüd muusika mõttes ma vist sain aru, et sa pigem suuri plaane ei tee. Mis sul veel ees ootamas on või mis sul nagu fookus on, kas sa ikkagi hoiad seda muusikal, mis su raadiotöös saab, mis telemõtted, et räägi oma siuke nii-öelda tuleviku nii palju, ma ei tea suunast, siis ära ütle plaanid või suunast. Jah, suund, et millel seda fookust kavatsed siin edasi hoida? Kuna meie raadiokollektiiv on niivõrd teineteist armastav, mul on selline tunne Poweris, siis ma tahaks kindlasti seal jätkata ja ma jätkangi. Meil on väga tore ja meil on väga lõbus. Mis kellast kellani teid saab seal kuulata? Esmaspäevast neljapäevani, kella 4-st kuni kella 7-ni. Ja, see on see töölt koju tulemise aeg täpselt. Ja reedel kella 3-st kuni kella 7-ni. Väga hea. Ja, me peaksime tegema ASMR võib-olla. Sorry, mul tekkis mõte. ATH jälle, mis seal mõtteid nii on, appikene, lõpetada. Pole vabandust. Mis sa küsisid, sorry? Mis veel? Nii raadiosse jääd, jaa. Nii, suund on see, et ma ennast üle ei töötaks. Ma tean juba piire, et seda ma väga nagu teha enam ei saa. Mõelda läbi kõik pakkumised, ületada mingeid piire, katsetada erinevaid siis nii-öelda kas siis muusikas või raadios ühesõnaga, et natukene nagu usaldada iseennast rohkem. Töö mõttes ma ikkagi ju teen kontserte, selles mõttes suvel tuleb, ma usun kindlasti võimalus ka sul hea vaataja, kuulaja minu kontsertile tulla. Mida veel? Oota, kus on sul mõni suvekontsert midagi juba paigas ka? Kindlasti on, aga ega ma praegu jää küll vastuse võrgu, ma ei tea. Mul on kalender ütleb seda ja siis ma lähen sinna. Okay. Sul on teine inimene selle jaoks. Mul on teine inimene selle jaoks ja ühesõnaga hea sõbranna, kes aitab mind sellega. Muidu ma ei jõuaks kuhugi. Aga mis on suvel plaanid teha? Lisaks nendel kontsertitele? Kus üldse saab kõige paremini näha sinu kontsertite kohta infot? Ikka sotsiaalmeediast. Ikkagi Instagramist ja Insta ikkagi pigem ja Facebook. Facebook sureb vaikselt välja minu jaoks, et ma ise ei käi seal ja ma olen nii halb selles. Aga üritusi saab just sealt minu arust, et sa lähed selle inimese, kui ma tahan sinu kontserdile, ma lähen Facebooki ja siis ma panen events ja siis ma näen nagu, sest Instagramist hakka nagu otsima vaata, et kuidagi. See on tõsi. See on üks asi, milleks ma Facebooki kasutan. Ja sama, ja ma olen nii mitmed eventid niimoodi sündmused maha maganud, sest et ma lihtsalt ei käi seal, ma ei vaata, mul ei tule teavitused ka, mul on kõik need teavitused maha lülitatud, välja lülitatud. Et ma olen maganud maha väga mitmed sünnipäevad lihtsalt selle tõttu, et ma ei pane tähele, et mind on kutsutud kuhugi ja siis on tulnud paks pahandus sellest. Aga ühesõnaga proovin Facebooki ikkagi ka taas ellu äratada. Ja mida veel? Ma sooviksin ikkagi selle looga seoses, selle looga kuidagi nagu ellu äratada mingid sellised väikesed unistused, mis mul on olnud. Et üks asi on see, et lugu loo järelt välja anda, see on muidugi paks töö, suur töö, aga ma ei taha enam nii pikki pause vahele, et see on küll mul selline eesmärk. Ma tahaksin, mul on mingid fänni-nänni ideed, mida ma sooviksin ka ellu viia. Ma ei tea, kas nüüd selle looga, aga võib-olla järgmistega.
ja no sellised väikesed asjad, ühesõnaga väikesed eesmärgid ja ma proovin ikkagi suve nautida, ma tahaksin rohkem olla pere ja sõpradega. Ma tahaksin väljas veeta rohkem aega, ma tahaksin süüa head toitu, ma tahaksin ka võib-olla korraks reisil käia. Mulle väga meeldib käia niimoodi ikkagi väljas söömas, elu nautida, kodus ise süüa teha. Ma olen selline nagu, ma tean nagu, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi väga selline ületöötamine, selline liialt, sest et ma tean, kes ma olen ja ma lihtsalt jah, see ei ole minu jaoks ühesõnaga, et ma proovin elada nii, nagu ma hetkel tean, et mulle parasjagu vajalik on ja ma ei tunne enam halvasti näiteks, kui ma ei võta mingit tööotsa vastu, kui ma viisakalt keeldun, kui ma käin väljas söömas, eks ju, et ma ei tunne ennast halvasti, kui ma elu naudin. Minu arust see on nii oluline osa ikkagi, et sa teed seda, mida su hing vahepeal ihaldab ka ja mida ma ei ole teinud väga pikalt on see, et ma ei ole nüüd siin moe podcastis, ma ei ole shoppanud väga pikalt, et ma ei ole suur shopleja. Mulle ei meeldi väga poodides käia. Ja mulle ei meeldi ka internetis tellida, sest et ma ei jõua mitte kunagi selle tellimuse lõpuni. Ma avan need aknad ja siis ma hakkan mõtlema, siis ma hakkan kahtlema, et ma ikkagi ei julge pükse tellida. Okei, ma panen kinni selle. Ja, liiga kaua jääd valima. Tead, aga mul on sulle hea uudis. Sellel samal nädalavahetusel on moepidu, kuna sa oled ka kaltsukate ja teise ringi moe armastaja, siis meil on Denim Dreami keskuses laagris suur moepidu, kus on kõik need näidistooted, kus leiab kõige ägedamaid asju, kus on siis kõik outleti tooted, kõik vanad asjad on üles kaevatud ja eriti heade hindadega saab kõike ägedaid meie brände Tommid, Kessi, mida kõike sealt leiad. Nii et see on see koht, kus saab maasikaid ja heade hindadega ja tule. Ja. Say no more, ma olen juba tead, ma panen ka lendesse kirja, see kindlasti on läinud sinna sündmuste alla, mida ma ei ole jälginud, eks ju ka. Täpselt seal samas on. Ma ei ole tähele pannud lihtsalt. Saad sinna tulla suveks uued värsked. Tead, vahepeal on lihtsalt sellised hetked, kui sa nagu tunned, et no ma ei jaksa mõelda, mida selga panna hommikul. Need samad asjad ja see säästab aega ja siis tuleb kevad, tuleb see päike välja, mõtled, et ma ei saa nendega küll käia. Tuled sealt koopast välja, mõtled, issand jumal küll. Siis teeb alati korraks see isu või kuidagi soob. Just. Et no võt, siis lähme sinna ja värskendame. Ja, värskendame. Aga tead, Jüri, aitäh sulle. Ma arvan, me võimegi selle toreda shoppingu mõttega. Tulge kohale. Tulge kõik shoppama. Aadress on siin kuskil. Just. Selle mõttega lõpetada. Väga põnev oli. Aitäh, et sa avasid mingeid kohti endas. Näitasid, nagu sa ütlesid, et artist peab või nagu näitama seda kõike ägedat poolt, aga ka seda poolt, mis teeb temast tema. Ma arvan, sa täna seda näitasid. Ja väga põnev oli, nii et suur tänu sulle. Aitäh, ma tänan kõiki kuulajaid, kõiki vaatajaid. Aitäh sulle, aitäh tiimile seal taga. Näeme siis laagris. Ja mida veel? Ja suvel sinu kontsertitel. Just, ja nautige elu siis, käige väljas söömas. Ja reedel kuulake uut lugu. Spotify's siis. Spotify's on ja YouTube'is ja igal pool on. Igal pool on olemas. Reedel paneme vaimu valmis. Aitäh sulle. Aitäh, et kuulasid ja loodan, et sinagi leidsid enda jaoks Jüri lugudes palju samastumist ja ka huvitavaid mõtteid, mida kaasa võtta ja mine jälgi Jüri tegemisi kindlasti tema sotsiaalmeedias ja ka meile meie sotsiaalmeedias Instagramis tagasisidet. Ja muidugi suur aitäh Dream Cafe'le, kes meie juba ära söödud maiustustega laua kattis ja Placenta Active'ile, et Jürile pani kingikoti kokku. Ja muidugi, kui tahad olla eriti moekas, siis külasta meie kauplusi ja meie e-poodi. Tšau!